salvestama. Tere hommikust! Minu nimi on Toomas Kahur, olen sõiduõpetaja Tartust. Täna on 12. aprill, kell on 10:11 hommikul. Sõiduõpilane on täna Miia-Noora Abras Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumist. Miia-Noora on sõitnud sõidutunde 10 juba, väga tubli õpilane, sõidutehnika on üsna hea. Ja täna on meil kavas siis õppida külgboksi parkimist, harjutada tagasipööret piiratud alal ja sirgjoonelist tagurdamist. Siin on siis Miia-Noora ja nüüd keeran kaamera sõidusuunda ja alustame tundi. Kuhu see nüüd kukkus nüüd siia? Nii, hea küll, mootor meil juba töötab, hakkame siis liikuma. Lähme kõigepealt Karlova linnaossa ja teeme seal selle külgboksi parkimise ja siis lähme edasi. Ja vaata nüüd. Ja voot nii. Läks esimene käik sisse. Nii ja vaata, kui siin on üsna kitsas meil, keera ja rool lõpuni välja ja suuna tuli. Nii, eest poolt kedagi tule, vaata, taha vaata peeglisse ka. No, väga tubli. Võtta natukene paremale tee äärele lähemale. Me oleme muidu liiga keskel teed. Ja. Just. No. Nii, parema käe reegliga ristmik, samaliigilist teede ristumine. Ja, väga hea. Niimoodi ja nüüd seal ristlikul, mis paistab, sealt lähme paremale. Nii. Ja lähme siit ka paremale. Ja nüüd siis lähme otse
otse ja sealt tänava lõpust vasakule. Suunatuld ka ikka tuleb näidata. Niimoodi ja siin on meil nüüd ühesuunaline tänav, eks ole, kas sa märkasid märki. Et siis paikneme siin õigesti. Ühesuunalisel tänaval peame me paiknema kus kohas. Kas paremal või vasakul? Jah, just, kas paremas ääres või vasakus ääres, aga mitte keskel. Nii, ja vaata siin see ristmik, mis nüüd tuleb, lähme siit paremale. No nii, väga hästi. Nii, vaata, siin tuleb meil nüüd ümberpõige, eks ole. Hästi, vaatasid peeglisse tubli. Ja nüüd on tagasipõige. Vaata, aga ära liiga vara peeglisse vaata. Siis sa veel ei näe, kas sa oled möödas takistusest. Sõidame otse. Jälle ümberpõige. Ja vaata, ümberpõike ajal ärme lähe terve auto laiusega vastassuunavööndisse. Ümberpõikeks piisab, kui me oleme piisavalt ohutul kaugusel takistusest. Aga möödasõidul siis pead sa küll minema auto terve laiusega vastassuunavööndisse ja siit vasakule. Nii. Jalakäija läheb. Nii, lähme siit tänava otsast nüüd vasakule. Ja. Nii, ja otsime siit siis nüüd koha. Kas sa soovid ise praegu proovida või soovid, et ma juhendan? Võin proovida. Vaatame seal, proovime. Päris kahe auto vahele kohta vist ei olegi. Kahe auto vahele oleks kõige õpetlikum, aga ei ole jah. Aga proovime siis siia ja nüüd selle Volvo taha. Või ei, siiski, näed, seal ees on üks koht. Et proovime siia. See on kahe auto vahele on kõige õpetlikum. Ja ka suunatuli, parem suunatuli ka, sest et muidu keegi ei saa aru, miks me nii aeglaselt jääb. Nii. Ja, no. Kas sul on nüüd lähteasend õigesti võetud? Nii on aru. Ja. Nii, väga hästi. Lähteasend õigesti. Aga
aga vaata, kui sa seisma jätad, siis võta käik välja. Käik välja ja sidur lahti ja siis siis on sul aega mõtelda ja nii. Ehk siis külgvahe on meil pool meetrit kuni 1 meeter. Ja nüüd keerasime, aga mis tegemata jäi praegu? Keera parem küljepeegel niimoodi alla, et sa näed ja asfalti enda auto kõrval. Nii, ja nüüd on rool on lõpuni paremale välja keeratud. Nüüd siis hakka vaikselt liikuma. Kuni näeme mõlemat taga pargitud auto laternat. Nii. No, ja kuhu sa pidid rooli keerama nüüd? Otse, jah, mitte ei keera kohe lõpuni vasakule, vaid kõigepealt vahepeal keerad otse. Siis sõidame kuni sa näed, et tagumine ratas on niimoodi 50-60 centimeetrit äärekivist, et siis lase veel natukene veel. Nii, aitab küll. Nüüd on sobiv kaugus ja nüüd rool lõpuni vasakule. Ja laseme auto paralleelseks äärekiviga. Nii, väga hea. Auto on paralleelne äärekiviga. Nüüd rool otse, käik välja, sidur lahti, käsipidur peale ja nüüd siis tuleb minna välja kontrollima, kuidas jäi. No, mine vaata. Ma tulen ka kaameraga korraks välja. No, võtame siis, näitame, et auto on sobival kaugusel äärekivist. Noh, väga tubli, aga nüüd kas sa ja näed siit ja nii eest kui tagant on ka joonte vahel. Tubli, see tuleb sul päris kenasti välja. Nii, aga liigume nüüd edasi ja lähme teeme nüüd sirgjoonelist takurdamist ja tagasipööret piiratud alal. Nii, aga mis liigutus on sul tegemata? Kuidas? No suuna tuli ka, aga üks asi veel. Vaata nüüd korraks ringi, mida sa enne parkima hakkama. Jaa, peegel sõiduasendisse ära, seda unusta. Nii. Ja nüüd suuna tuli ja nüüd tundub, et siin ees on piisavalt ruumi, et sa saad ühe korraga siit välja keerata. Ja. Väga hästi. Tagant tuleb üks auto praegu, sellepärast me ei liigu. Nii. Ja. Väga kena.
teeme nüüd praegu vabandust, teeme nüüd praegu nii, et lähme siit ristmikust paremale. Ja väga hästi. Nii, vasakult kedagi ei tulnud. Ja lähme siit paremale. Ja vähenda kiirust. Nii, ja vaata siin, kus see spordiväljaku aed lõpeb, lähme sealt paremale. Jah, siit. Nii, aga vaata, nüüd sa paikned jälle keskel, et katsu, siin on kahesuunaline tänav, siin pead sa olema parema ääre läheduses. Ja siit vasakule nüüd. No väga hästi. See kaamera millegipärast ei tee rohkem kui pool tundi ainult ühte videot, siis me peame mingil hetkel tema uuta uuesti. Et siis teeme kahes osas, lähme paremale siit olekena. Siis teeme kahes jaos, nii et nii, ja lähme nüüd, sõidame nüüd, vaatame. Lähme Saekoja tänavale, et enne seal need harjutused. Noh, vaata siit lähme paremale. See sama tänav. Niimoodi. Ja jäta nüüd palun auto siia, näed see kollane aed, kollase aia juurde seisma. Aga niimoodi, et oleme asfaldi peal, et ära siia, jah, aeg küll. No nii. Ma vaatan, et me ei ole tagasipööret piiratud alal teinud, eks ole. Et mida see siis tähendab, see tagasipööre piiratud alal? See tähendabki siis seda, et me peame nüüd manööverdades keerama auto ringi niimoodi, et nina jääb siis sinna, kust me just äsja tulime. Ja see on siis iseenesest lihtne harjutus. No, see on nüüd harjutus, mida sul kindlasti riiklikul eksamil palutakse teha. Teine on, mida kindlasti tuleb teha, on sirgjooneline tagurdamine. Ja kolmas on siis üks parkimisharjutustest. Neid on siin eksami juhendis kokku 5, et selle siis valib eksamineerija. Aga nüüd see tagasipööre piiratud alal.
et seal vaadatakse lisaks sellele, kuidas missugune on su manööverdamise oskus, vaadatakse seda ka, et kuidas sa suunatuld näitad, ehk siis sa pead enne igat manöövrit suunda näitama. Ja see käib siis edasi-tagasi manöövritega, eks ole, kõigepealt rool lõpuni vasakule, siis rool lõpuni paremale, jah. Nii, aga proovime, vaatame, kuidas välja tuleb. Ja nüüd keera kohe seisu peal rool lõpuni välja, muidu meil on nii vähe ruumi, et me ei tule oma manööverdamisega välja. Ja siis veel, et me äärekivi vastu ei tohi minna, ehk siis asfalti pealt välja sõita siin antud tänaval ei või. Nii. Ja, aga nüüd mis? Ja, tagumine käib ka, muidu sõidame vales suunas. Niiviisi, vaatame nüüd. Siin sa saad kasutada tagurdamiskaamerat, eks ole, näed, kui see punane joon jõuab selle asfaldi ääreni, siis jäta. Nüüd, ja vaata, kui sa seisma jätad, siis vajuta sidur lõpuni põhja, eks. Nii, väga hästi ja jäta nüüd auto jälle seisma. Jätta selle siia selle prügikasti kõrvale või natukene kaugemale. Tõmba sinna mustale autole natuke lähemale. Ei, ära muru peale mine, jah, asfaldi peale. Nii, no väga hästi. Ja kuidas sulle nüüd endale see tundus see harjutus? Okay. Et oli arusaadav? Ja sinu hea omadus on see, mida kahjuks nii mõnelgi ei ole, et sa tunnetad või auto liikumist ja auto mõõtmeid, et sa saad aru, kuhu auto läheb, kui sa kuhugile poole rooli keerad. Et see on väga hea. See teeb asja palju lihtsamaks. Aga proovime nüüd sirgjoonelist tagurdamist ka. Et see on siis nüüd iseenesest tehniliselt väga lihtne harjutus, aga siin on nüüd siis mõned niisugused lisanüansid, ehk sa pead siin ka suunda näitama. Ehk siis enne liikuma hakkamist läheb vasak suunatuli, kui auto juba liigub, siis võtame suunatule välja ja kui nüüd eksamineerija ütleb, et jätame auto seisma, siis pead sa parema suunatule panema ja siis alles auto seisma jätma. Ehk täpselt sama, nagu kui me teeme ettepoole liikuma hakates. Eks enne liikuma hakkamist me anname vasaku suunatulega märku, et me hakkame nüüd minema. Ja enne seisma jätmist, enne peatumist läheb parem suunatuli ja siis hakkame aeglustama ja jätame seisma. Ehk, ja siis muidugi see, et äärekivisse ei tohi minna ega vastassuunavööndisse ei tohi kalduda. Nii, paneme siis nüüd, teeme siis, proovime nüüd ühe korra, pane seda sirgjooneline tagurdamine. Kuhu sa siis lähed? No jah, lihtsalt tagurdad. Lihtsalt tagurdame tahapoole. Ettepoole ei saagi tagurdada. Ikka vasak suunatuli? Ei, no ikka just seda. Seda ma just praegu rääkis. Nii. Aga ei läinud tagurpidi käik sisse praegu. Ja nüüd läks tagurpidi käik sisse. Nii, ja nüüd siis hakkame vaikselt liikuma. Ja lase auto liikuma. Ja vaata nüüd tahavaatepeeglisse, orienteerume siis sõidu ajal paremast tahavaatepeeglist.
Ja siit vaatame siis, et me ei läheks äärekivile liiga lähedale. Me oleksime selle asfaldi riba peal. Vaata nüüd natukene tihub viltu. Ja no lase minna. Nii, pane nüüd rool otsa, muidu me läheme tagasi rattaga muru peale. Vaata, aga suunatuli võtta välja. Nii, ja nüüd enne seisma jätmist pane nüüd parem suunatuli. Ja nüüd auto seisma. Nii, võta, liigume edasi, lähme natukese selgema koha peal, kus on see tänava äär natuke selgem. Siin on see muru piir. Lähme otsime sellise koha, kus on äärekivi. Jah, hakkame liikuma. Nii, ja vasak suunatuli ja lähme vasakule praegu. Nii. Nii, lähme vasakule. Ja siin on sobiv panna esimest käiku, sest et anna teed märk ja suhteliselt järsk pööramine. Ja lähme nüüd siit sellest tänavaristmikust paremale. Suunatuli, kõigepealt läheb suunatuli. Proovime alati enne üldse, kui me hakkame midagi muud tegema, aeglustama või käiku vahetama või mida iganes. Alati kõigepealt suunatuli ja siis muud liigutused. Nii, siin tuleb meil nüüd ringristmik. Lähme siit ringristmikust teise mahasõitu. Nii, vaatame vasakule, et kedagi ei tule. Ei tule ja saamegi minna.